Tere, mina olen Mikk King of Spacest ja selles videos tahan ma sinuga jagada seda, miks väga sportlike eluviisidega inimesed nagu mina ja nagu sina siiski sageli haigestuvad. Ma ise pean ennast päris sportlikuks inimeseks, ma teen 4 tugevat ja intensiivset jõutrenni nädalas, sinna otsa teen ma veel 2 kardiotrenni südametervise pärast ja ometi ma jään sama sagedasti haigeks kui need inimesed, kes teevad oluliselt vähem trenni või siis need inimesed, kes ei tee üldse trenni. Mind on alati huvitanud, miks see nii on. Ega midagi, istusin maha, kaevusin uuringutesse ja siin on põhjus. Väga kujundlikult lahti seletades on haigustesse nagu tavaline külmetushaigus, mida põhjustab siis rinoviirus või gripp, ehk et peenema sõnaga influenza, nendesse haigustesse haigestumise riskikõver J-tähe kujuga, nagu see tabel siin näitab. Selle J-tähe alumine tipp tähistab neid inimesi, kes ei tee aktiivset trenni, kes on valdavalt istuv eluviisiga. J-tähe kõige alumine punkt tähistab neid inimesi, kes teevad mõõdukalt trenni, mõõduka intensiivsusega trenni. Ja selle J-tähe kõige kõrgem tipp tähistab neid inimesi nagu mina ja sina, kes me teeme palju trenni ja me teeme seda trenni ka intensiivselt. Ehk et nagu me näeme, siis nendel inimestel, kes teevad intensiivselt trenni, neil on kõige suurem oht haigestuda külmetushaigustesse. Miks see nii on? Asja peamine tuum on ikkagi see, et lühiajaline stress on hea ja pikaajaline krooniline stress on halb. Ehk et kui me teeme harva trenni, siis meil on trenni ajal on selline lühiajaline stress ja peale seda keha saab ennast koguda ja immuunsüsteem tugevneb. Aga kui me teeme väga sageli trenni ja need puhkeajad või puhkepäevad jäävad väga lühikeseks, siis meie keha on pidevas stressi seisundis ja siis hakkab keha hoidma kokku energiat immuunsüsteemi toetamise arvelt, ehk et ta surub immuunsüsteemi allapoole selleks, et võimaliku stressoriga paremini toime tulla, tehes mind ja sind haigustele oluliselt rohkem vastuvõtlikuks. Mis siis tuleb välja, et regulaarne, kuid küllaltki väikese mahuga treening on immuunsüsteemi seisukohast kõige optimaalsem, istuv eluviis on teisel kohal ja spordifanatid kahjuks jäävad 3. Nüüd selles valguses, kas mina muudan enda trenniharjumusi ja kas ma hakkan vähem trenni tegema, see vastus on üldiselt ei, aga seal on ka väike aga. Esimene aga on see, et ma ei käi trennis sellepärast, et mul oleks võimalikult tugev immuunsüsteem. Loomulikult ma tahaks, et mul oleks võimalikult tugev immuunsüsteem, aga see ei ole üldse põhjus, miks ma käin trennis. Peamine põhjus on tegelikult see, et esiteks trenn on hea viis kanaliseerida enda stressi millessegi. Teine asi on see, et see on sotsiaalseks väljundiks. Kui sa lävid trennis enda sõpradega, siis on see palju parem ja see ennetab mingisugust teoreetilist riskikäitumist kui siis, kui su sõbrad eelistaksid istuda näiteks baaris. Ja loomulikult on trenn üheks füüsiliseks eneseteostuse väljenduseks. Tänapäeval, kus enamus töid tehakse ära istudes laua taga ja klõbistades arvutiklaviatuuri, on meil meestena vaja füüsilist väljundit. Me tahame tõsta asju ühest kohast teise, me tahame näha enda tugevamaks muutumist selle protsessi ajal ja see kõik on minu arust väga mehelik ja seda on meile vaja. Teiseks, uskuge või mitte, aga suured treeningmahud aitavad sinu pikaajalisusele palju rohkem kaasa kui mõõdukad treeningmahud, vastupidiselt sellele, mida siiamaani on arvatud. Verivärskes Ameerikas 6000 inimese peal tehtud uuringus selgus, et need inimesed, kellel on suured treeningkoormused ehk kes liigutavad ennast rohkem kui 300 minutit nädalas, neil on pikemad telomeerid kui neil, kes liigutavad ennast näiteks 150 minutit nädalas või ei liiguta ennast üldse. Telomeeridega teadupärast on üheks parimaks viisiks ennustada inimese pikaajalisust. Nii et vähemalt 4 tugevat tunniajast trenni nädalas on siiski omal kohal. Seda kõik aga öelduna ma kindlasti viin sisse teatud korrektuurid enda treeningplaanides. Näiteks kui hakkab gripihooaeg või mul kodus perekonnas jääb keegi haigeks, siis ma alandan kohe enda treeningkoormusi ja üritan anda enda kehale rohkem taastumise aega, ehk et ma vähendan sellega enda haigestumise riski. Teiseks on loomulikult suurte treeningkoormuste puhul väga oluline taastumise aspekt ja siinkohal on nii minu kui sinu abimees kindlasti King of Spades, sellepärast et nii viinamarjaseemne ekstrakt, ingveri ekstrakt kui tsink on näidanud kõik väga tugevad immuunsüsteemi tugevdavat toimet. Kui sa oled aktiivne nii trennis, tööl, kodus, sa oled mees, kellel on palju asju käsil, siis taastumine peaks olema sul erilise tähelepanu all. Nii et
kindlasti kaalu Kingo Speitsi enda menüüsse lülitamist. Ma loodan, et see info, mida sa said, oli sulle oluline. Ma sain sulle väärtust luua ja kohtume järgmisel nädalal.